Minu emaili potsatas üks kiri, et mind tahetakse kutsuda Kaitseväe õppekogunemisele ja paar kuud edasi siin ma olen. Ma olen kindlasti üsna ootusärev. Kaitseväeteenistuse lõpust on möödas umbes 10-9 aastat ja viimati käisin reservõppekogunemisel ka 5 aastat tagasi. Kindlasti on paljud asjad ära ununenud. Olukord meie ümber on kahtlemata väga pingeline ning me ei saa ära unustada meie riigi asukohta, mistõttu ma arvan, igaüks, kes on Kaitseväes käinud, peaks andma enda panuse, et olukord saaks püsida sama rahulik, nagu senimaani ta on. Kuidas formeerimine täna läinud on? Formeerimine on läinud täna väga hästi, läheb väga hästi, nagu te näete. Töö käib. Formeerijad on väga tublid. Formeerijad on juba 2 päeva ette valmistanud kogu seda formeerimist siin. Formeerijad tulid 2 päeva tagasi, hommikust õhtuni sihuke sipelgapesa toimib siin, et lust on vaadata ja näha neid kaitseliitlased, kes on nii motiveeritud kaitseliitlased, nad on vabast tahtest siin, nad on põhimõtteliselt tasuta siin oma perede ja tööde kõrvalt. Nad on mõtlenud puhkuse selleks, et anda oma panus siis ussisõnade õppuse kordaminekuks. Seekord seal reservõppekogunemisel tundub, et anti meile kõik uued asjad. Minu ajast erineb kindlasti see killuvest, mida ma kannan. Ning näen silmanurgast ka, et juba need seljakotid on täitsa uued. Loodan, et see aitab seda aega mugavamalt ja kuivemalt metsas mööda veeta. Noorem seersant Allismaa, no mis tunne on olla tagasi? Tunne on hea, kaitsetunne on vägev. Mis te arvate, mis nüüd saama hakkab? Ma arvan, et tuleb meelde tuletada palju asju, mis on pärast teenistust meelest läinud. Kindlasti õpin tundma uusi teenistuskaaslasi ja saab jälle nautida vana head tapatoitu. Ma arvan, et ussisõnad täidab oma eesmärki, sest vaadates kõiki neid mehi siin ja mõeldes, kuidas see kõik panustab meie kaitsevõimesse, siis kõik läheb hästi.